Ma kujutasin ette igasuguseid asju, aga mitte seda. See ei ole Spotify. Lepime kokku. See on tõeline fännlus. See on päris värk. Palju maksid? Laua eest maksin 25 ja plaatidest 1. Ma olen väga tänulik. See on arvatavasti kõige pikem ootamine, mis mul on kellegi poolt üldse olnud. Ma arvan, et mu naine ei ole mind oodanud nii kaua. Isegi kui ma kuskil reisil olen olnud. No, väga tore, et sa jõudsid. Jaa, tegelikult ka. Aitäh. Aga maailm pöörleb rekordkiirusel ja homo sapiens otsustab, millises suunas. See tähendab meie. See tähendab sina. Otsustad. Me harime end, me kuulame teisi, me käime valimas, me taaskasutame, me püüame märgata ja võtta vähem ruumi, aga meie tegelik supervõime on muusika. Kui su kodutunne on suurem kui su krunt või korter, kui su looduse armastus ei tunne riigipiire, kui sind saadab edu, aga sa märkad mahajääjaid, kui sa oled valmis uskuma, et see, mida sa tead, ei pruugi olla kogu tõde, kui su maailmapildis on rohkem kui 2 värvi, siis tere tulemast senatisse. Otsi üles oma teadlikkus, kriitiline meel, empaatia, ühiskonna üldkoosolek koguneb siin saalis. Me ei oota lihtsustatud vastuseid, taanduv ignorants on meie esimene võit. Elagu teaduslik mõtteviis, elagu rahvaste rahu. Tere, Reigo! Tervist! Ahven! Tere tulemast senati puhvetisse, kõik, kes on ellu jäänud nendel hilistel öötundidel. Käes on septembrikuu ja algab senati puhveti vahva hooaeg, kus me siis iga kuu esimesel kuupäeval kohtume mingisugusel teemal, kuulame senati uut muusikat sel teemal ja räägime sel teemal. Tänane teema on suhteliselt laialivalguv. Meil on tulemas singel välja pealkirjaga Mingu sul hästi. Muusika kuulamisharjumustest tegelikult oli nagu üks asi. Üleüldiselt nagu kuidas me muusikat kuulame, et mul tuleb nagu sellega meelde, et isegi mu lemmik nagu ansamblitel või midagi, kui mingi uus lugu tuleb ja ma lähen mingi voogedastusplatvormi, siis esimene häbiga pean tunnistama. Moment on see, et ma ikkagi scrollin alguse, keskosa ja lõpu. Et nagu umbes aru saada, et mis ta nüüd on, et kas ma panen selle like'i või mitte, sest muidu ma lihtsalt upuks nende listitöö sisse ära. Jah. See ei tähenda, et sa tingimata hea inimene ei ole nüüd. Matisel oli ka üks suhteliselt ebameeldiv kogemus muusika kuulmise harjumustega, mis on nagu juhtunud siis, kui nagu ei kuule enam plaate otseselt ja ei kuule. Tuli üks album välja, millega oli tohutult vaeva nähtud. No ma nägin kõrvalt, et sellega nähakse tohutult vaeva ja mõtlesin, et no vähim, mis ma saan teha, on see, et ma pühendun selle kuulamisel. Ma kuulan seda nii hästi, kui ma oskan. Ma pühendan aega tähelepanu ja kuulan võimalikult hea tehnikaga. Ja kuna see on suurem ettevõtmine, kui seda kuskilt suvalisest kohast kiirelt katkendlikult kuulata, siis ma lükkasin seda edasi, kuni ma siis lõpuks koristasin keldrit selle saatel, panin selle moblast mängimist, muidu ma ei olekski seda kuulanud. Et me oleme sinnamaani jõudnud, ilgelt piinlik on ja nagu siiamaani ei ole kuulanud korralikult. Et see muusika kuulamise hügieen on ikka väga kiiresti, väga kolinal kukkunud. Täna me küll siin tervitasime CD pealt Britney Spearsiga. See muidugi võib-olla rehabiliteerib meid natukene. Aga kuidas sulle tundub see hügieen? Sa vist kirjutad alla, ega sul muud üle ei jää. Vaevalt, et sa nagu vastupidist väidad. See pühendumine. Keeruline on tõesti. Ma pean ütlema, et minu nagu kujunemis loos on väga tähtsal kohal. On muusika kuulamisharjumuse muutmine enda jaoks. Et ma ei olnud võimeline, kui ma olin vist 16 või 17, ma ei olnud võimeline tegema proovi rohkem kui 1,5 tundi. See oli minu jaoks nagu, see oli absoluutselt üle igasuguse piiri ja ma sain aru, et see ei ole adekvaatne. Ja ma hakkasin ennast trillima, kuulama plaati. Ja siis ma proovisin kaardistada, et millal nagu fookus kukub täiesti ära. See oli jahmatav. Et ma arvan, et näiteks mingi 1,5 lugu jõudsid kuulata ja siis juba tundsid, kui juba tajusid, et sa oled täiesti kuskil nagu vales kohas, et sa ei lase muusikal ennast kanda kuskile, vaid nagu elad mingi täiesti mingit väga imelikes fantaasiates juba. Ja siis ma hakkasin teadlikult pikendama oma harjutamissessioone, et ma jaksaksin proovides olla kauem kohal. Ja siis ma tegelikult õppisin muusikat kuulama plaadikaupa. Ja mulle tegelikult see meeldib nii väga, et me näiteks 8 aastat nüüd Philly Joesis mängime ainult terve plaat korraga, terve vinüül korraga. Me ei katkesta, me ei võta lugusid vahelt. Ei mängi, mitte mingil juhul. Ja
üllataval kombel ma arvan, et see kuidagi nagu, ma ei tea, see teeb nagu muusika kuulamise kogemuse nagu paremaks. Noh, nii nagu meile, nagu meie töötajatele kui meile endile. Mina kuulan tegelikult ikkagi siiamaani terveid plaate. Plaat on ju tervik, selles mõttes, et loodetavasti on mõeldud seda, et algus, keskpaik, lõpp, me paneme lood teatud järjekorda ja on küll võib-olla mingid hitid seal alguses 3 või kuskil jaotatud, aga sellepärast sa ei kuulagi eraldi seisvat 4. lugu, sellepärast ta ei tööta, kui sul ei ole 3. ees 5. järel. Ja minu jaoks veel kuidagi läks see niimoodi, et minu jaoks Martin Eero muidugi ütles nagu huvitavalt, et scrollib lugusid. Ma ei scrolli kunagi. Vist äkki ma olen loll lihtsalt. ja sest mul on selline probleem, et ma saan aru, et ma ei jõua kuskile, et ma ei tea, kas te teate, kui palju lihtsalt selline pull küsimus ja see tegelikult nagu päris tõele ei vasta, aga nagu statistiline keskmine on küll õige. Kas te teate, kui palju lugusid ühe päeva jooksul pannakse Spotify'sse? Kogus ma olen seda numbrit kuulnud. Kogus. Ja... Mitu lugu? No selles mõttes tunde ei tea, sest lood võivad olla erineva pikkusega. Jõhkralt kasvanud ka veel. Jah. 6-kohaline number. No mitte tegelikult päris. Ma pakkusin nüüd nagu teades, et siin number olema, ma panin nagu väga tugevalt. Ja, ühes päevas on ju, kui te teete globaalselt, see on kuskil 70 kuni 100 000 lugu, see kõigub. Need ta võib minna 6-kohaliseks, aga ta on 70 000 lugu ja arvutatud välja, et see on mingisugune 81, keskmiselt 81 ööpäeva muusikat on ju. Iga päev? Iga päev. Nii et me kaotame selle võitluse ja võistluse igal juhul. Et me ei jõua seda kõike kuulata. Ja siis, kui ma kunagi läksin 2005. aastal, läksin Sibeliuse akadeemiasse lihtsalt selle küsimusega, et kuidas ma peaksin jõudma kõik selle muusika läbi kuulata. Et kui praegu tehakse nii palju, ja see oli ikkagi jupp aega tagasi, et nii palju tuleb uut materjali peale, et kuidas ma peaksin siis veel suutma ennast kurssi viia sellega kõigega, mis on tehtud. Ja siis minu trummiõpetaja Jussi Lehtonen andis kõige parema nõuande, mida ma olen kunagi kellegilt saanud. Sa ei peagi. Et oluline on, et sa ühte plaati oled kuulanud palju. Ja sellepärast minu jaoks ei ole see scrollimine üldse oluline. Sest mul on ükskõik, ma võin kuulata terve nädala ühte lugu. Ja mul ei ole kunagi igav ja ma ei tunne, et mul jääb midagi saamata, sest ma ei muretse selle pärast, et ma peaksin kuulama kõike. Ja mul ei ole mingi probleem tunnistada, et ma olen täielik imbetsil muusikas. Sellepärast, et ma kõigest sellest, mida tehakse, tean nagu mikroskoopiliselt, aga paari asja ma tean paremini kui ikkagi enamus nagu lõpubosse. Sest lihtsalt ma olen seda kuulanud rohkem kui kõik teised. Ma olen kuulanud ühte plaati rohkem kui ükski teine eestlane. Ja me just jõudsime rääkida ükskõik, et ma teisi ei ole kuulnud. Sellest naudingust, kui Laurit rääkis, kuidas üks plaat ketras tal mustmiljon korda küll telefonis rinnataskus, aga ma mäletan ise puid tehes, sama ehk et lärmi keskel. Plaati nagu järjest üle kuulates, see on hoopis mingisugune teine kogemus, see ei ole üldse nagu ei mahu nendesse mõõdikutesse, mis justkui nagu kehtivad praegu, et see piisab ühest kuulamisest, piisab ühest scrollimisest. Nüüd sa saad muidugi puid alla kohe, aga ma selle scrollimisjutu keeru, aga tegelikult see on adekvaatne, sellepärast, et nagu maailma pildi mõttes ja professionaali mõttes tegelikult seda kõlapilti, mida ma olen avastanud, mida ma teen küll, on see, et ma käin kontsertidel ja mulle meeldib nagu grupidünaamika ja seda grupidünaamikat ma filmin 20 sekundit. Ükskõik, mis kontserdil ma käin, ma filmin 20 sekundit ja ma saan tegelikult suhteliselt hea pildi sellest, et nad, mida nad nagu koos laivis nagu esitavad. Ja kuidas nende pillid kokku kõlavad, kuidas nad individuaalselt kõlavad. Ja seda mulle meeldib nagu taas elustada, kui midagi on nagu mingi väga äge hetk on, siis ma saan sinna tagasi minna. Ja seda võib nimetada nagu scrollimiseks, et ma võiks ju tegelikult siis tervet seda laivi kuidagi nagu otsida ja vaadata, aga et ma siis toetun sellele. See reeglil on siis seotud sellega, et ma seda laivi näinud ja siis ühe nagu võtan, et ma tunnistan, et ma pidin sellega päris nagu võikalt tööd tegema,
et ma suudaks keskenduda muusikale piisavalt palju. Aga seda ühte plaati, mida ma ketrasin ikkagi, no ma arvan, et ikkagi 1000 korda ma olen kuulnud, siis ma ei teinud seda teiste asjade tegemise sees, vaid ma tegin, ütleme, ma liikusin tegelikult näiteks kooli, liikusin tunni, lihtsalt seal, kus ma elasin, kuskil Kannelmäest, läksin Pidajamägile, siis tund oli ühtepidi ja tund oli teistpidi, ma kuulsin kogu aeg seda sama ühte plaati. Ja siis, kui sa istud seal metroos või bussis, siis tegelikult ei tee väga palju midagi muud, et sa ei lõhu puid või ei korista keldrit, ma üldse ei devalveeri, inimeste fookused on erinevad. Ma lihtsalt tean, et mul oli hästi raske nagu teha muid asju. Et mul muusika taustaks on harva. Ma sõidan autoga vaikuses tegelikult tihtilugu või kuulan mingit podcasti. Muusikat autos kuulata niimoodi, et sa nagu saadki nautida raske. No jah. Mul töötab ka ainult maanteel. Linnas mingil hetkel kulgen, siis taipan, et liikluses oli mingi olukord. Kerin jälle pool lugu tagasi, sellepärast, et lihtsalt hea lugu oli, hea koht oli, aga magasin maha, sest mul oli vaja vaadata, et keegi mulle külje pealt sisse ei sõidaks. Üsna universaalne loogika, et süvenemine ja pühendumine toob suurema preemia kui... Kas see oli vastuvaidlemine, Jaro? Ei, ma lihtsalt mõtlesin korraks sellele juurde, et näiteks minul on see, minu kuulamisharjumus on enamasti suhteliselt niimoodi, et kui ma olen suhteliselt MP3 mängija põlvkond täielikult ja täielik Bandcampi high olnud, eks ju, et et see tähendab, et ma olen harjunud nagu ajama faile kogu aeg omale, tõmbama neid, ostma neid, mida iganes. Aga selle MP3 mängijaga on käinud alati kaasas kõrvaklapi olemasolu või auxiliari kaabli nagu olemasolu võimalus. Nüüd, kus nagu telefon tulnud, mis ongi nagu tulnud, millest minu probleem oli rohkem, mitte selles nüüd nii väga, et ma scrollin nii hullult. Minu probleem oli pigem selles, et ma nagu võtan selle telefoni, ma kuulan seda lugu nagu a la kiir preview selle telefoni kõlariga ilma selle kõrvaklapita. Seepärast, et mu MP3 playerit muidugi ei olnud seda võimalust, et tal sisemine kõlar oleks, kus saaks midagi ette kuulata. Et seal on võib-olla see nagu reostus võib-olla nüüd tekkinud, et see esmamulje on absoluutselt, et kui muusikat on hakatud vastavalt tegema, et inimesed saaksid nagu võimalikult kiiresti selle plaksu kätte. Et kas see on nagu, et kas see nagu on muutnud muusikat, need reostunud muusika kuulmisharjumused? See oli võib-olla nagu siukene. Igal juhul on. Ja see voogedastusplatvormi, see prorata mudel ka, et sa, nüüd on üleüldine standard, millega meil ühe noore voogedastus startupi selline sarved lähevad nagu risti või kuidagi rajad, et kui me räägime kõikidest ülejäänud nagu teistest 200 voogedastusplatvormist, mis maailmas on ja kõik tegelikult toimivad mingile segmendile ühiskonnas, siis et nad loevad muusikat või nagu muusika väärtuslikuks või nagu ka enda nagu loetuks või tehtuks alates 30 sekundist. Et inimest peab hoidma nagu konksu otsas 30 sekundit. Siis sa saad sellelt raha edasi, on okei. Ja loomulikult on sellised tegelased nagu ansambel Senat ja Arvo Pärt ja veel mõned, kellel on ükskõik. Kes ei lase sellel muuta oma muusikat. Aga nagu need tsehhid, produtsendid, kelle eesmärk on tuua plaadifirmadele või mingitele produtsentide gruppidele võimalikult palju kuulamisi, sestab ka võimalikult palju raha, siis seal on sellised valemid ja mudelid, kuidas nagu piisavalt palju visata kuulaja poole kõike atraktiivset, et vähemalt 30 sekundit teda hoida. Ja selle kohta on tehtud uuringutes vaieldamatu fakt, et see viis, kuidas me kuulame muusikat, on muutunud selle pärast, kuidas need masinad, kõige laiemas tähenduses, masinavärgid töötavad, mille kaudu me muusikat kuulame. Et see on päris huvitav, et see suur nagu tööstuse apastraat on muutnud seda, kuidas loojad loovad. See on minu arust halb. Ma olen märganud mingil hetkel, et Aerosmith oli ammu enne seda, kui olid need samad, mida sa just kirjeldasid. Ümbraks pooled nende lugudest algavad refrääniga. Kohe saavad su kätte ja siis, nüüd tuli mingisugune salm ka või. Ja ma olen hakanud märkama tänapäeva muusikas, et hakatakse ka selle konksuga või refrääniga pihta. Ja mõtlesin ka, et väga näed, vana mudelit hakatakse kasutama, aga ma ei osanud mõeldagi, et see on kuidagi nagu võib-olla selle põhjendusega, et
hoiame selle esimese pool minutit või minut kinni, siis me saame oma raha kätte, siis läheb edasi. Et õigustada meie jutu liikumist siis muusika voogedastuse suunas nüüd ilmselt ülejäänud puhveti jooksul. Ma käisin täna uuskasutuskeskuses lauda ostmas ja vaatasin, et CD-d. Käisin sealt läbi, võtsin mõned kaasa, 1 euro tükk. Ja seal kõrval olid vinüülid. Esimene mingisugune selline Beethoveni sümfoonia oli 20 euri ja olid ikka täiesti teises hinnaklassis ilmselt seetõttu, et vinüül teeb comeback, aga sina oled ilmselt õige mees ütlema meile, mis siis tegelikult teeb comeback ja mis ei tee comeback ja ma olen aru saanud, et tegelikult kõik kukub peale striimimise. Ei, vinüüli läbimüük tegelikult kasvab. See on täiesti huvitav, et see viskab nagu täiesti üles. Aga see on mingisugune väike renessanss või on see midagi, mis on tagasi tulnud, et jääda ikkagi? Ta ei saa ju lõputult kasvada. Need on mõlemad asjad siis, renessanss ka, aga siis ta saab kasvada vabalt. Et nüüd on ju olemas sellised vinüülimängijad, mida mängidki, sest analoog füüsilist on ju ketast, samal ajal saad Bluetoothi kaudu seda kuulata mingis kõlaris, reaalajas. Et see on lihtsalt, kui nagu mõelda selle tehnoloogilise lahenduse peale, siis on päris keeruline. Et ja ma ei tea, kas te olete kogemata sattunud näiteks Euronixisse ja vaadanud, et ma lihtsalt pulli pärast vaatasin, et kus need CD-mängijad siis on. Siis tuli välja, et kogu selle suure külmkapi ja mingi saumikserite lasu sees on 3 niisugust ära unustatud tutt-uut Sony CD-mängijat. Üks maksis 30 eurot, üks maksis 60 eurot ja mingi uhkem maksis 79. Mis tähendab seda, et neid ei ole mitte kellegile vaja. ja CD on täiesti surnud formaat kahjuks. Vinüüli nagu pluss on, ma ei tea kuidas, aga ta on kuidagi miskine selline nagu mõnes mõttes ikkagi pseudousk sellesse soojemasse soundi. Mina olen selle poolt, aga seda ei ole mõtet isegi arutada. Aga et millegi pärast vinüülid on kindlasti miski, mille läbimüük kasvab veel ja jääb kasvama. Selle fännid jäävad alles ja selle fänne tuleb juurde. Ja see on audiofiilide seas kindlasti mingisugune formaat, mis igavesti püsib. Aga nüüd seda, kuidas inimesed hakkavad muusikat tarbima edaspidi, ütleme, voogedastus kasvab lihtsalt nagu sellise tempoga, et see on ebareaalne. Seda enam purki sisse nagu ei pane. See on siin, et jääda. See tõuseb, ma ei tea, üle 37% aastas, nagu kogu aeg, iga aasta tõuseb, lihtsalt läheb otsapidi ülesse ja paljudes riikides, kus on umbes, ma ei tea, miljard inimest, et sinna ei ole see veel üldse kohale jõudnudki. Et see kasv saab olema plahvatuslik. Aga muidugi selle kõige juures on täiesti huvitav see mudel, et see platvormi pakkuja on või sees ja suured plaadifirmad on või sees, aga kogu maailma statistika on selline, et 1000 muusikust 1 teenib midagi läbi voogedastuse, mida on võimalik võrrelda tema sissetulekutega plaadimüügist, mis olid näiteks 20 aastat tagasi. Ja see kraater on, see lõge seal vahel on nii kohutavalt suur ja tundub, et ta on nagu mõnes mõttes ületamatu just nende poole pealt, kes seda juga juhivad, sellepärast, et nii need suured plaadifirmad kui need platvormipakkujad on rahul ja nende taga on selline vana raha, või ka uus raha, mis iganes, aga ta liigub vana moodi, et investorid on arvestanud sellega, et see mudel ei muutu, sest nad ei saa teha sellist kannapööret muusikute poole, isegi olukorras, kus me oleme 16 kuud olnud väga heitlikus situatsioonis, et plaks ja keegi ei pane isegi pahaks, kui sulle öeldakse, et homme kontserti ei toimu, sellepärast, et Terviseameti näitajad on sellised. Et meil on tekkinud täiesti uus reaalsus
ja mis seal pattus olata, tõesti mingisugune hullud eestlaste grupp on otsustanud ikkagi, et kui need suured ei Bandcamp ega ka SoundCloud, kuigi mõeldaks sinna suunas, aga eriti Apple Music ja YouTube Music ja loomulikult Spotify ei kavatse kuidagi pidi naalduda sinna poole, et need, kellede loodust nemad ammutavad nii feimi kui sulli, on ju, et nendel kuidagi oleks lihtsam. Seega eestlased on otsustanud teha ühe platvormi, mis töötab teistmoodi. Õnneks meil on saates üks hull eestlane. Roy Strider rääkis, et mingu sul hästi ja ei tohi järgi jätta. Ma kujutan ette, et sinu ettevõtmine Fairtrade muusika voogedastusplatvorm Fairmas, see ettevõtmine on pehmelt öeldes kolossaalne, rääkimata konkurentide kolossaalsusest, et ilmselt on ikka vahel olnud ahvatlus järgi jätta ka, et see ei ole kindlasti rõõm kuulda. Ja Fairtrade üldse on ju mingu sul hästi kontseptsioon. Mingu kõigil hästi. Just mingu kõigil hästi. Kogu ahelal. Räägi meile lähemalt, kuidas see siis üldse võimalik on, kõige selle valgus, mida sa just enne rääkisid. Ja see on hästi lihtne. Tegelikult kontseptsioon on hästi lihtne. Et piisab sellest, et iga muusika tarbija raha läheb nendele, keda ta tarbib. Ehk siis keda ta kuulab. Ja sedasi ei käitu ükski nendest mainitud platvormidest. Küll aga käitub Fairmas. Ja see näeb väga lihtne välja. Et kui me nüüd laias laastus proovime siis algusest peale rääkida sellest, et meil on hästi transparentne süsteem. Iga muusik ja iga kasutaja, nii üks kui teine pool on kogu aeg teadlik sellest, missugune on see kogu see kulujaotus. Mängime mängu, et Mattis Leima tuleb Fairmassi nagu kasutajaks ja maksab näiteks 3 eurot kuus. Siis laias laastus, see 3 eurot on siis 100% see bot, ja sellest 20% läheb kohe riigile, käibemaks, siis 30% läheb kohe automaatselt App Store'ile või sinu pool siis Google Play'le. Selle vastu midagi ei saa teha. Ja selle vastu, see tundub 30%, tundub palju, eks ju. Aga tegelikult, kui me räägime sellest, et see on levitusplatvorm, mis annab sulle koheselt miljardid potentsiaalsed kasutajad, siis nagu minu isiklik seisukoht on, et nad võivadki sellise nagu platvormi või siukse kihi tekitamisel, siukse sfääri tekitamisel, kus sa ümber maakera jõuad korraga kõigini. See 30% ei ole enam nii palju. Olgu, nüüd loovad selle võimaluse ja nüüd ülejäänud sellest, me räägime juba, et pool on kulunud ära. Ülejäänust pisikese tüki lõikab see Fairmas, sest ta peab saama seista selle eest hea, mida ta on lubanud muusikutele. Nüüd ütleme, et see on 10%. Ja me räägime sellest 40%. Et see tundub vähe. See on 40% sellest 3 eurost on kuskil siuke, ma ei tea, euro 30. See tundub vähe. Aga tegelikult see on meeletult palju rohkem kui mis tahes konkurendil. Ja nüüd see raha, oletame, et Mattis Leima kuuleb kes on sul lemmik? Ivo Linna. Sa kuulad näiteks Ivo Linnat ja igaks juhuks kuulad pulli pärast ka Jalmar Vabarna sooloplaati. Miks mitte? On ju. Ja kuulad neid täiesti kogemata, kuulad ühte 500 korda ja teist 500 korda. Siis põhimõtteliselt on nii, et see euro 30 jaotatakse keskelt pooleks. Ja pool sellest euro 30 on ju 65 senti ainult ühelt inimeselt läheb Ivo Linna poole teele ja 65 senti läheb Jalmar Vabarna poole teele. See mõlemast 65 sendist kõigepealt 12% läheb Eesti Autorite Ühingu kaudu autorile. Kui Ivo Linna on oma lugude autor, palun väga. Siis 12% sellest läheb Eesti Esitajate Liidu kaudu selles loos osalenud registreeritud esinejatele. Ja nüüd ülejäänud 76% läheb õkva sellele fonogrammi õiguste omanikule. Kui on Ivo Linna, saab Ivo Linna. Ja see läheb igakuiselt. Ja Jalmar Vabarnaga täpselt samasugune jaotus. Eeldusel, et see on tema soloplaat, siis see kogu see 65 senti läheb tema poole. Me räägime ainult ühest inimesest ja ühe kuu kuulamisest. Kui Jalmar Vabarnal on näiteks, me ei
ei saa ennustada, kuidas keegi iga kuu kuulab, on ju. Aga et kui tal on 100 sellist kuulajat, on ju, siis ta saab 65 eurot, on ju, mis on tegelikult juba nagu täiesti arvestatav nagu tulemus. Ja me räägime sellest, et meil on pisikene sootsium, pisikene Eesti. Igal muusikul, igal artistil, kes midagi salvestab, on ikkagi 500-600, võib-olla 1000 lojaalset kuulajat. Ja ma ei tea, kas te olete pannud tähele, et teie siin toas ja need, kes kuulavad, kas te olete pannud tähele, et mõni kuu on teistsugune, teil ei ole aega kuulata väga palju Spotify'd. Võib-olla on siis niimoodi, et te maksate selle näiteks Spotify'st ja te kuulete 10 lugu. See tähendab seda, et 0,04 senti teie kuumaksest, 0,04 on ju, 0,004 on ju, on ühe loo kuulamine. Kuulete 0,04, no ütleme 0,04 eurot, on ju, okei. Mis on siis 4 senti läheb teie poolt muusikute poole ja kogu ülejäänud raha läheb Rootsi ja püsib seal. Sest Daniel Ekkil on ikkagi vaja jahi eest nagu liisingut maksta, aga ma ei tea, kuidas see käib. Aga et selleks, et kuulata üldse täis selline protsent, mis firmases jääb nagu vaikimisi juba muusikutele, et selleks me peaksime kogu oma ärkveloleku aja laskma kogu aeg, on ju, Spotify'l mängida. Ja õnneks selliseid kuulamisharjumusi on suhteliselt vähe. Et meie mõte on lihtsalt tekitada selline platvorm, mis hakkab keskenduma lokaalse mõjuga artistidele salvestatud muusikast tasu taastootmisele. Ehk siis laias laastus on nii, et kui sa annad inimesele võimaluse oma muusikaga midagigi teenida, siis sa teiselt poolt annad talle põhjuse salvestada millekski muuks kui lihtsalt enda rõõmuks ja noh, me ei ole linnud, kes laulavad selle pärast, et keegi ei tuleks sinu pessa või trampima, vaid me ikkagi, kui me oleme elukutselised muusikud, siis me peame mõtlema, kuidas see kõik omavahel loogilises seoses on. Loomulikult on tore lihtsalt missioonitundest salvestada, aga ikkagi kõik on seotud tegelikult kuludega, on ju. Ja naljakas on see, et kujutad ette, et keegi on näiteks pagar, teeb terve, ma ei tea, ärkab kell 5 ja teeb oma taignad valmis ja mölleb ja paneb ilge armastusega, teeb jube head sajaks. Siis ta lükkab niimoodi, tõmbab endale mütsi niimoodi pähe, et ta ei näe ka eriti. Siis lükkab selle kandiku lihtsalt niimoodi kuskilt akna vahelt välja, hoiab niimoodi. Ta ei tea, kes seda võtab. Ja siis kandik on tühi, võtab selle kandiku tagasi. Davai, oota, jah. Ma korra poodi ostan kõik need asjad ja teen uued. Et uuesti niimoodi tasuta ära anda kõigile. See on see, kuidas muusikud praegu toimetavad. Et paned Spotify sellest, ilmselt saan head promo seal üle jäänud 70 000 loo sees päevas. Ja selle mõttega me tegelikult anname suurtele ära selle oma südame vere, oma selle muusika. Ja mina kuidagi siin selle koroona ajal hoidsin silma peale, et kas tõesti mitte ükski nendest suurtest ei tule nagu meie poole sammugi. Ja ma vaatasin, tõesti ei tulnud. Ja siis eelmise aasta detsembris tegime 4 kangega, tegime siis ühe sellise ettevõtte. Praeguseks mul on hea meel teatada, et meie tiim on juba 11 inimest ja me oleme kaasanud raha, nii et selle firmassi, siis kuidas öelda, siis väärtus, valuatsioon on 1 miljon. Aga nii ongi. Selles suhtes kõik on jumala jutt, on jumala õige. Ja see on tühimiku täitmine täielikult. Minul on lihtsalt nagu veidike, et nagu selgitus, et ega kõik need voogedastusplatvormid pole nagu ühe kiviga visatud. Bandcamp on siiski nagu vägagi palju muusikutele üksteise nagu aitamiseks tehtud. Siis SoundCloud on nagu rohkem ehitatud nagu, see on siuke nagu, et sina ja su fännid koos ehitate su muusikat nagu ülesse. Miks ka neil on omal sisse ehitatud näiteks Dolby Mastering, kui sa maksad seda 10 eurost kuu seda maksu nii-öelda unlimited paketti, kus sul on võimalik siis masterdada tracki koos selle nagu endal sisse ehitatud mingisugune vidin. On ju. Nii ja lisaks sellele on seal ka originaal tracki vahetusvõimalus, et nad siis ehitavad nüüdki nagu demodest edasi. Et need on nagu erineva nagu suunitlusega asjad, et samamoodi nüüd okei, nüüd kui me vaatame Deezer ja Spotify, eks ju, et need on nagu põhimõtteliselt väga siuke tarbijale ehitatud ja põhimõtteliselt playlist driven, eks ju. Kiirtoit. Jah, et aga nende eesmärk on siiski, nad ehitavad selle üle, et playlist on see, kuhu sa pead nagu saama ja siis seal kui sa playlisti saad, siis mus käibki reaalselt kusagil kohvikus või baaris või kus iganes, käib ilgelt kaua järjest ja mitu tuhat korda. Aga see, et see jaotus nüüd nagu paremaks läheb, mis seda
seda imelikku auku, mis seal Spotify's nagu näiteks kunagi mäletan, kuidas, mis siuksel bändil nagu Black Keys harja punaseks ajas, et nende nagu tutvusringkonnas ikkagist indie nagu skenest tulnud, et nad on inimesed, kes kuulavadki mingit 100 bändi kuus, eks ju, ja et igat ainult ühte korda lugu. Ja siis, aga see nagu see raha sealt läheb ühte suurde unnikusse, mitte ei lähe otseselt artistile, et seda nagu ei trackita. Et aga seal nagu jaotatakse vastavalt sellele, et kõikide raha läheb ühte suurde unnikusse ja siis makstakse vastavalt siis, kuidas kuulatud on. Ja kui mingi lugu on pop ja mingi laps kuulab näiteks, ma ei tea, Vanilla Ice'i mingi 40 000 korda päevas, eks ju, see ei ole võimalik, aga sa saad aru. Et siis see raha läheb sealt samas, sinu raha läheb ka sellele, et toita kellegi teise nagu väga-väga popi nagu loo, nagu seda ülevasolu. Aga mis mul tekkis üks nagu küsimus siia, et kas siin on muidugi alustuseks väga hea küsida, et kuidas muusik nagu, kuidas 1. oktoobril välja näeb? Ma lähen nüüd siis oma Google Play'sse, tõmban mulle Fairmussi, mis on nagu ülikõva. Ja siis minusugune suvaline oss, eks ju. Võib tulla oma mussiga lihtsalt hakata tulema. Kes see kontrollib seda, mis ma sinna ülesse panen? Mis moodi see üldse välja näeb, palju see maksab mulle ja nii edasi. Ja, väga hea. Me lihtsalt sind oodates salvestasime ühe demo, mis mõtles huvitav, kas see nagu läheks, et prooviks seda saata, et vaatame, kas keegi kuuleb ja kontrollib. Jaa, see oli põhjust, kas selle jaoks on inimene või kas selle jaoks on masin, kuidas see välja näeb? See on tegelikult väga hea. See on hea küsimus. Me oleme selle peale ka mõelnud, et nagu te teate, on palju platvorme, mis ei küsi raha selle eest, et muusikat üles pannakse. Ja see on esimene lävend, et tõesti inimene peab ikkagi nagu, ikkagi natukene tahtma seda muusikat sinna üles panna rohkem kui lihtsalt niisama pulli pärast. Et meie eesmärk on ikkagi olla kureeritud voogedastusplatvorm, aga me tahaksime ideaalis suuta seda teha nii vähe nagu tehisintellektiga kui võimalik. Ehk et meie eesmärk on, üks on see, et sa ei saa panna seda muusikat tasuta sinna üles. Ühe loo hind on 5 eurot pluss käibemaks või siis plaadi hind on 40 eurot ja inimene saab ise valida, kuidas kas ta paneb ükshaaval. Näiteks paljude klassikaliste plaatide jaoks on see mõttekam on panna lugu haaval, sest see on võib-olla 4 lugu, 4 nagu tükki, on ju, seega siis on nagu 20 eurot on ju 2 korda odavam või pool odavam. Et, aga teine on see, et me tegelikult püüame tuvastada seda, et missugune, ja seda küll teevad masinad, et missugune on selle nagu masteri pilt, et kui ta on lihtsalt täiesti demo, siis seda on tuvastatav, on ju. Ja demosid me tegelikult sinna üles ei pane. Ja nagu masterdamata lugusid lihtsalt ei saa panna. Et see on lihtsalt nagu selline väike sein on ees ja sellest seinast peab ta nagu läbi minema. Et seda me endale ei luba, et me kunstiliselt ütleme. Et see harmoonia lahendus on nõrk, et seda me ei, kahjuks seda me ei saa. Või et siin minu arust nagu et ikkagi häid ja soolokas ei ole päris nagu me paneme üles, aga mõtle nagu teinekord, et see üle veel nagu, et denied ja et mina arene tuleb kiri kohe siin inboxi sul või? No näiteks on olemas vastuvõtu ajal on siin et tegelikult see on suur probleem näiteks, et kui näiteks nagu teksti sisu on ju, et ütleme ära ausalt, et näiteks tuleb rahvusvaheline nagu platvorm ja see ükskõik kust kohast saab muusikat üles panna on ju, siis ega me ei saa ju paarileudus keeltes, lihtsalt me ei tuvasta, mis see sisu on. Ja kui see sisu on nagu, reaalselt, ma ei tea, näiteks on poliitiline või ta on kuidagi nagu vägivallale õhutab, on ju, et siis kindlasti, ma ei üldse Mark Zuckerbergi nahas ei tahaks olla, on ju, et ta riigi kordasid mõjutab tema loodud platvorm, on ju, et me proovime kogu aeg mõelda selle peale, et kas me peaksime kasutama mingid partnerit, ma ei tea, Snackable või miski, mis suudab nagu audiot automaatselt transkribeerida AI kaudu ja siis tuvastada, et missugused ühendid seal sees on ju. Et see kõik on tuleviku muusika, aga nagu tõde on selles, et me loodame, et me ei jõua kogu muusikat läbi kuulata, aga siis seal on 2 lävendit. Üks on see, et see ei ole tasuta, see ülespanemine, see juba võtab natukene müra ära ja teine on see, et see oleks masterdatud adekvaatselt, on ju.
aga et see on see, millega me alguses läheme ja me läheme heas usus, et ikkagi inimesed, no nagu me rääkisime, näiteks, et nagu prevaleerivad need lood, nagu te ütlesite, mis on playlistides. Meie proovime teha niimoodi, kuna me ei suuda elu sees konkureerida näiteks Spotify selle AI lahendusega, siis me otsustasime, et meil ei ole mõtet minna võitlusesse, mida me ei saa võita. See on siis lahingupidamise kõige tähtsam reegel. Et siis me teeme playlistid, mida määravad inimesed, milles saavad osaleda inimesed. Ja need playlistid näiteks Eesti kontekstis siis näiteks ehituvadki nii, et mida inimesed ise kuulavad. Et sa saad nagu selle playlisti, et mis on kõige populaarsem ja kui midagi on nagu väga halb, siis ta ei saa sinna väga tippu jõuda, on ju. Ja kui miski on, ma ei tea, vägivallale õhutav, siis me loodame lihtsalt, et ühiskonnas on seda tervet ja kainet mõistust rohkem ja sellepärast siis jäävad sõelale nagu parema sisuga, on ju, lood. Aga loomulikult see on väga keeruline, need on väga head küsimused, aga sellest ma loodan, et me oleme nagu varsti möödas, et üks inimene või mingi inimeste grupp, näiteks 100 inimest saaksid kogu muusika läbi kuulata, sest me ei saa sellist tsensuuri, me tegelikult ei saa teha, et meie hakkame ütlema, mis sinna nagu kärab ja mis ei kära, et sellist kvalitatiivset mingit tsenseerimist me ei saa nagu otseselt teha. Aga loodetavasti ikkagi seda juhtub harva, et inimene kuulab sealt ja on nagu tõeliselt häiritud mingist, ma ei tea, kas kvaliteedist või sõnumist või. Aga nagu huvitav on see paradoksaalne olukord, Madis, sa küsisid ka, et kas Britney Spears saab kunagi olema seal sellel, mulle meeldib sinu muusika maitse ja eelistused, aga et kas saab olema kunagi seal firmas siis. Ja tegelikult meil ongi väga huvitav olukord, nagu te kõik teate, on ju, siis Spotify on mitmesaja miljoniga iga aasta miinuses. Ja miks? Sest tegelikult maksvaid kuulajaid on, ma ei tea, 170 miljonit inimest üle maakera, on ju. Ja aktsiabörsidel läheb ka aktsiabörs hästi, on ju, et kuidas see siis nagu võimalik on, et nad ei tule nagu kogu selle 6600 töötajaga, ei tule nagu nii kaugele, et nagu mõtleksid koos välja sellise finantsmudeli, et tuleks vähemalt nulli või siis purjetakse isegi kuidagi kasumis. Ja trikk on selles, et 3 suure plaadifirmaga on tehtud selline leping, et nad üldse hoiaksid seda materjali seal tema platvormil, on ju. Et nad on andnud nagu nii suure tüki endast ära, et nad praktiliselt ei saa saada nulli. Nüüd meie eesmärk on mitte kellegiga teha selliseid rahalisi kokkuleppeid. Ma pean tunnistama, et me oleme ühte heitnud Eesti Rahvusringhäälinguga. Selle mõttega, et me ulatame sellise abikäe, et me anname nende muusikale sellise reaalse platvormi ilma nende jaoks suurte kuludeta. Ometi me kohtleme neid võrdselt, et nemad on nende fonogrammide omanikud, mida nad meile annavad ja meie tekitame tervele Eesti elanikkonnale ja diasporaale ka kõik 200 000 eestlast, kes mujal elavad, tekitame ligipääsu just kui eestlaste maksumaksja rahaga salvestatud muusikale, on ju, ja seda väga mugaval viisil. Nii. Ja selline kokkulepe on nagu ainukene ja nagu põhimõtteliselt vastu seda tagumist seina, mida me saame endale lubada, et me kellegile ei maksa selle eest, et ta meie platvormile tuleb. Ja see on kõige suurem erinevus. Meil ei ole nagu sellist, ütleme, leket ei ole selles süsteemis, mida me peaksime varjama. Ja me tekitamegi sellise olukorra, et isegi kui me kasvame aeglaselt, isegi kui firma väärtus kasvab aeglaselt, isegi kui meie jõud arendada kasvab aeglaselt, siis ta kasvab selliselt, et nii muusik kui kuulaja saab vaadata nii et mis minu rahaga on toimunud ja kellele on kui palju läinud. Ja muusik näeb ka, et kust minu raha on tulnud, kelle käest, kust kohast enam oleme kuulnud. Sa ei saa küll näha, et Mati aadressilt, ma ei tea,
Meretee 4 kuulasin ju, seda ei saa, aga saad vaadata, näed, meesterahvas, ma ei tea, Harju maakonnast, vanuses 25 kuni, ma ei tea, 36. Et seda nagu infot sa saad teada ja see tuleb sellise armsa diagrammi kaudu, et sa tead, kuidas see toimib ja kui sa midagi nüüd teed, näiteks ansambel Senat ülitab järgmise podcasti, siis te saate vaadata, et pärast seda podcasti väljaandmist näiteks, et vot kuulamine tõusis. Ja sa saad teada, et näed, sellisest tegevusest on palju tolku ja rõõmu. Statistika, ühesõnaga. Jah, aga reaalajas. Aga kas, kui ma olen näiteks muusik ja tulen nüüd Fairbussi, Tule. Jaa, sa oled väga teretulnud. Mitte kui, vaid... Ja, ma nüüd tulen. 1. oktoobril kell 00.01 selle äpi tõmban, et selles suhtes, et kas minul, mis need hinnad on, kas on tarbija ja nagu artisti hinnad on erinevad, et üks asi on see, et sa paned selle loo üles, on see maks, aga siis, et vastavalt siis seda statistikat saada ja kõike seda. See on lihtsalt tavaline, ütleme, kui sa oled muusik, kes paneb üles, siis sinu sellele kontole ligipääs, see ei maksa sulle midagi. Kui sa tahad seda kasutada, siis sa oled täpselt samasugune kasutaja nagu kõik teised. Et see loogika ongi võrdne. Üks ja sama. Ja aus. Kas seal on üleval ainult muusika või podcastid, mis iganes muu selline salvestatav helimaterjal? Linnuhääled. Väga hästi. Mulle on tehtud üks tellimus tegelikult. Väga konkreetne ja ma saan sellest tellimusest väga hästi aru. Minu eesmärk on mitte muutuda audioettevõtteks, nagu on paljud teised, vaid olla hästi selgelt muusikaettevõte. Nüüd ma olen kuulnud nii lähedalt kui kaugelt ka oma ettevõtte seest, et ma olen idioot. Sellepärast, et podcastid on väga popid ja väga olulised. Aga ma nüüd proovin mõelda, et kas ma olen idioot või geenius. Et inimesed jäävad igavesti kuulama erinevaid asju erinevatest kohtadest. On fakt, et paljusid asju kuulame me edaspidi ka YouTube'ist ja erinevatest podcasti keskkondadest. Et ma ei ole kindel, et me peaksime sellele alla vanduma ja mingisuguse eriliste podcastide peale kuidagi pikutama jääma. Minu arust on väga, selgus on üks hea asi. Selgust on alati maailmas vähem. Et kui on teada, et see on listen local, support local, worldwide, ainult muusika äpp, millest sa kuuled neid artiste, kellega sa oled geograafiliselt nagu seotud. On ju, et sa saad minna selle kontserdile, sellepärast, et ta on sinu nagu liikumisvõimekuse ulatuses. Et siis minu arvates see on nagu mõnus, et sa saad nagu mõjutada neid artiste, kes on sinu ligi. Et ma ei tea, kas te olete kuulnud sellest, et on soovitatud toituda nendest asjadest, mis saavad kasvada sinust 500 kilomeetri raadiuses. Et okei, stiilis siis me ei tohiks ananassi süüa, umbes nii. Aga et kui meie põhitoiduse, nagu mingi suure osa sellest moodustavad nagu toiduained, mis reaalselt ongi kasvanud näiteks 50 kilomeetri raadiuses, siis kujutage ette, kui väike ökoloogiline jalajälg nendel asjadel on. On ju? Et see on naljakas, võtate külmkapi lahti, siis tegelikult see, mida te näete, on teie juurde reisinud võib-olla 10 000 kilomeetri kauguselt, kokku igalt poolt. Et, aga mis oleks, kui me muusikast mõtleme samamoodi? Et millegipärast see muusika, mis on meie lähedalt, see kõnetab meid teistmoodi. Ja minu arvates on see ju kuidagi loogiline, et Eesti muusikat kuulevad eestlased, muusikat soomlased, Poola muusikat poolakad. Et miks me peaksime oma muusika andma niimoodi rahvusvaheliselt kuidagi põmm ära ja siis lootma, et mingi kauge kaarega mingist põrkest siis. Kas see natuke kunstlik ei ole see lokaalsus ja kuidas teil plaan on, kas see on selline suund, mida te lihtsalt soodustate, ütleme mingite asjadega, mida see platvorm välja pakub või see ongi nagu isegi nagu rangelt lokaalne, et kui ülemaailmne see siis ikkagi on või mis see mina Eestis on ikkagi Britney Spears. Ma tahan Britney Spearsi kuulata. Sa saad kuulata, jah. Ja see ei ole kuidagi pandud mingi 7 kliki taha, samas Senat või mis iganes Lenna näiteks on mul kohe siin samas, hakkab automaatselt mängima. Me tegelikult ei piira, aga seda on võimalik seadistada niimoodi,
ja esimene seadistus ei ole nii, et sa näed ja kuuled ainult Eesti muusikat. Meie koduturg praeguse seisuga on Eesti ja Soome. Et me otsustasime katsetada kohe oma ja nagu tuttavat ja võõrast. Ja mõnes mõttes on see nagu huvitav vaadata, et kuidas eestlased suhtuvad sellesse, et neil on Soome muusikat on nagu võimalik tarvitada ja vastupidi. Ja ma arvan, et seal ei ole mingit suuri üllatusi, et nagu Spotify kaudu niikuinii on võimalik Soomet kuulata. Ja soomlased saavad eestlasi kuulata. Aga me loome sellise geograafilise filtri küll, et sul on võimalik teha nii. Et sa mitte ei upu lihtsalt kogu maailma muusikasse. Vabatahtlik filter. Vabatahtlik filter, jah. Aga et see filter on hästi ligipääsetav. Et sa saad teha niimoodi, et sa tahad minna kruiisima mööda Eesti artiste, siis sa seda saad teha. Aga see ei ole jäik ega kuidagi niimoodi, et maksa juurde, siis saad lätlasiga kuulata. See ei ole. See ei ole väga hea äriplaan niikuinii. Ei ole, jah. Aga kui hästi meeldis mulle, et tegelikult see analoog, see 50 kilomeetri raadiuse analoog, et ja siis nüüd, et kui need töökaaslased sulle nagu ütlesid, et sa oled nüüd idioot, et siin on nagu see, et Spotify... Selle kohta, et podcastid võiksid olla ka. No ma saan aru, sest aga nimi on ju ka teine ju. Kui Spotify on ju, spotting on eks ju märkamine ja Amplify on nagu see teine pool, see märkamise nagu nii-öelda siis, kuidas siis öelda, paremaks võimendamine, täpselt nii. Ja siis Fairmus on õiglane muusika, eks ju. Et siis nagu see ei olegi ju kuidagi moodi nagu seotud ju üldse taskuringhäälinguga. Et ilmselgelt on nagu, jah, et ei ole mõtet olla Jack of all trades, master of none. Et praegusel hetkel vist on vaja rohkem püsivaid ja tugevaid ja selgeid piirjooni joonistada, ma arvan. Ja, ma arvan ka, et eks me saame näha, lõpuks inimesed hääletavad pööldega. Et vaatame, kas see toimib või mitte, aga üks huvitav ja minu arvates nagu silmi avav selline statistiline fakt eelmisest aastast, et küsin teilt võib-olla kaasamise huvides, et mis te arvate, palju inimesi Eestis maksab tasulise voogedastusteenuse eest raha, annab taskust raha välja. Keskmine inimene, kui palju maksab? Kui palju Eestis? Sa võtad mingit Spotify 6. Kõik kokku. Ma kaldun kahjuks arvama, et see on 100–200 000 maksimum. Ma läks ikka 500,000 kanti. Sellepärast, et Telia pakkus mingil hetkel pakub seda, et saad Spotify kaasa. Kas see nüüd läheb kirja, kui sellest maksmine... Sellisel juhul kindlasti sinna 500,000 kanti vabatahtlikud pluss niisama Telia kliendid juba. Mis sa arvad, Mattis? Ma valasin praegu korra kohvi endale, ma lihtsalt ütlen teile. Kallis raadiokuulaja, kui on huvi, nagu, et mis siin oli siis ka? Mul kukkus mikker küljest selle peale. Ma ei tea, ei oska nagu üldse midagi arvata, pigem jään sinna nagu vahele. Päris ta nagu Lauritsa pakkumist ka ei usalda. Okei, õnneks ma tean väga täpselt. Päriselt ka. Et see on 100 000 inimest. Ja ainult. Ja 50 000 nendest umbes maksavad Spotify eest ja ülejäänud 50 maksavad siis Tidal, Deezer, igasugused Apple Music, YouTube Music ja nii edasi. Mis tähendab seda, et kogu selle 60+ miljardise nagu väärtuse juures ja kõige selle juures, mida ta on suutnud, mida Spotify on suutnud luua, mis on meeletu tegelikult, on ju piraatlusest tegelikult tuua nagu samm lähemale, see on väga suur samm. Et ma pean ütlema, et Daniel Ek on igal juhul täielik totaalne geenius ja igal juhul ei oleks Fairmassi, kui ei oleks Spotify, see on fakt. Aga iga 20 inimene, tänava peal kõnnib 20 inimest, iga 20 on kogu selle suure saavutuse juures nõus andma raha ära. Me räägime sellest ka, et nad iga 20 on näiteks reeglina 1/5, kes kamba peale maksavad pere Spotify. Mis tähendab seda, et ikkagi väga vähe antakse raha välja. Mis tähendab teiselt poolt seda, et kogu selle kõige juures ei ole inimesed näinud, et on põhjendatud raha välja käimine. Ja meie idee ei ole üldse kuidagi pidi Spotify'd, ma ei tea, kuidagi torpedeerida või saboteerida või võtta nende kasutajaid üle, vaid meie eesmärk on muuta inimeste
muusika kuulamisharjumusi ja kuulamiseelistusi ja luua sellised tingimused, et me toome inimesed nagu mentaalselt muusikutele lähemale. Et enne vanasti see ei olnud väga suur küsimus, et inimene ostab plaadi. Aga nüüd kuidagi on vaja inimene tuua selle juurde, et ühelt poolt Eesti muusikat kuulavad eestlased. Aga teiselt poolt vaadates on eestlaste asi hoida Eesti muusikuid üldse alles, sest vastasel juhul me kuuleme kõik ainult Britney Spearsi või. Ma saan aru, et see ei ole siis inimestele probleem maksta Spotify eest ja Fermasi eest korraga ja sinna veel juurde 5 erineva asja eest. No minu loogika on selles, et ma ei tea, kuidas teie tarbite ajakirjandust, aga näiteks see kasvab iga aastaselt, see meeletus, ma ei tea, mingi 60% aastast nagu kasvab see, kui palju makstakse digitaalsete ajakirjandustellimuste eest. See on nagu midagi, mida keegi ei uskunud. Et inimesed on harjunud uudiseid tasuta lugema ja nüüd, et hakatakse nagu küsima raha ja siis inimesed maksavadki. Tuleb välja, et maksavadki. Aga see kampaania hakkas nüüd koroona ajal ja siiamaani üks kuu saad euroga või midagi ja siis see maksa, sest et see on ju väike raha ja ajakirjanike töö ja nii edasi. Lihtsalt ma olen märganud seda kampaaniat nüüd meeletult tulemas. Aga see kampaania tuli selle pärast, et juba ennem koroonat oli tegelikult näha, et kes seda kõige edukamalt tegi, kui ma ei eksis, kas oli Postimees Grupp või Ekspress Grupp, üks kahest, aga üks nendest kahest tegi väga edukalt, minu arust Ekspress Grupp. Ja trikk on selles, et mina teen ka niimoodi. Ma hea meelega maksan Postimehe eest ja ma hea meelega maksan Ekspressi eest ja ma tegelikult tellin Äripäeva. Aga see ei ole tegelikult adekvaatne nagu mõtlemisloogika, see võib olla minu enda eripärane. Aga mis on adekvaatne loogika on see, et kui te tahate kuulata või lugeda maailma uudiseid, siis te reeglina ikkagi, ma ei tea, tellite näiteks New York Timesi või tahate mingit muusikaajakirjandust, siis te nagu olete nõus seda, mis globaalselt katab väga palju paremini kui Eesti ajakirjandus, seda saab üldse teha, siis te ostate seda välismaa asja. Nimetame selle Spotify'ks. Ja kui te huvitab kohalikud uudised hästi toimetatud eesti keeles, mis on võimalik ainult koha peal, siis te ju võtate teise tasulise ajakirjanduse ligi, kas see on siis Postimees või Edasi või siis, ma ei tea, Ekspress, ehk siis Delfi. Et siis te ei pea ju paljuks maksta ühe eest, sest seal saab ühte sorti asja ja teisest saab teist sorti asja. Ja meie loogika on selles, et need 50 000 inimest, kes on harjunud Spotify eest maksma või need teine 50 000, kes on kõige muu eest nõus maksma, nendele me ei pea midagi seletama, sest nemad on selle enda jaoks nagu lahti mõtestanud, et salvestatud muusika voogedastus kontekstis kuulamise eest nad on nõus raha maksma. Ja nendega on väga palju lihtsam, sest nemad on tõesti meil kindlasti üks selline kliendisegment, kes nagu on või nõus välismaa jaoks see, Eesti jaoks see on väga okei. Nüüd meie jaoks väga huvitav on see ülejäänud 900 000, 1,3 miljonit meid kokku on, 300 000 on lapsed ja pensionärid umbes, hästi laias laastus, umbes miljoniga me tegeleme, 100 000 ehk siis 10% on nagu justkui nagu usku vahetanud, konverteerunud, et nemad nagu on nõus muusikast üldse välja käima, aga nüüd selle 900 000-ga on vaja selles mõttes teha seda nagu kuidagi usu pööramist, et muusika ei peaks olema nagu õhk, mis on tasuta, sest selle sisse on läinud vaeva ja see on meie meediumi eripära lihtsalt, et ta levib kulutulena tasuta, sest kui sa ütleme, vähegi interneedust on, siis sa saad teda tasuta. Spotify pakub ju tasuta. Kuulad iga, ma ei tea, 4-5 loo järel natuke reklaami ja sa ei maksagi. Ma kujutangi ette, et 50 000 maksavad, tegelikult Spotify kuulavad mitu korda rohkem. Õige, need kuulab 400 miljonit. Aga Eestis sa tead, kui palju? Ei, seda ma ei tea, kui palju tasuta kuulab. Seda statistikat mulle ei anda. Aga maailmas kuulab, on 400 miljonit kasutajat ja umbes 170 miljonit maksab selle eest. Nii et rohkem kui 2 korda. Jah. No ütleme, üle poole kuulavad tasuta. Meil kahjuks või õnneks tasuta nagu režiimi ei ole. See ajakirjandusnäide oli sul hea, et mina maksan New York Timesi eest, et saada
maailma uudiseid 50 senti nädalas. Just. Mis ei ole väga palju. Jah, 2 eurot iga natuke aja tagant annab telefonimärku jälle makstud. Ja maksan ka Eestis nii Delfi kui edasi eest, jällegi natuke erinevad, aga kohalikud. No vot on ju. Saad aru, mille eest? Ma saan aru, mille eest. Aga nüüd ma maksan Spotify'le, ma saan sealt nii maailma muusikat kui Eesti muusikat. Ma arvan, et ma saan sealt piisavalt Eesti muusikat, kui ma soovin, aga võib-olla mitte. Ma võin sulle öelda, et sa ei tunne muret selle pärast, et sa ei saa Eestis Liibanoni toitu. On ju? Hetkel mitte. Jah. Ja miks? Sest sa ei ole seda proovinud. Näiteks 30 aastat tagasi sa ei tundnud puudust sellest, et sa ei saa Eestis head Hiina toitu. Või näiteks Itaalia toitu. Sa ei tundnud puudust. Aga täna, kui sulle öeldakse, et sa ei saa, pitsat ei ole. Sorry, Eestis pole. Oleks selline tunne, et mis värk sellega on. Inimene ei saa tunda puudust sellest. Ta ei saa tunda valu, et tal seda ei ole. Mida ta ei tea. Kui ufod maanduksid täna planeedile maa ja otsustavad kusagile Harju maakonda näiteks maanduda. Ja neil on selline huvi. No davai, lükkame juhtmed seina, telija mingi valguskaabli otsa. Vaatame, mida need siis toimetavad siin. Vaatame, davai, mis bändid on? Mis bändid on olemas Eestis? Mis bändid on? No, kuulge, Nublu on. Väga hea, nii Nublu on. Nii Keterjani olemas, väga hea. Nii Koitoome, alates detsembrist ja eelmisest aastast. Suhteliselt noor artist, ma vaatan. Aga ikkagi on olemas. Ja kogu moos. Nende jaoks sellised bände nagu Ultima Thule pole olemas. Siin ei ole ju. Seega pole olemas. Pole olemas, pole probleemi. Isegi ei tea tahta. Singerfinger. Täiesti savi. Pole olemas, pole kunagi kuuldud. Aga meie ei saa ju ometi öelda, et Ultima Thule pole väärtuslik või ma ei tea, VLÜ kõigi oma 10 plaadiga. Spotify's pole haisugi sellest. Ja seal on nagu mitu põhjust. Ühelt poolt neil ei ole mingit põhjust panna tasuta ennast sinna üles. Nende kuulamise maht ei saa mitte kunagi ületada, isegi nagu seda piiri, et nagu paari plaadi jagu saaks olla. Ja eestlastel nagu, või paljudel artistidel, kellel on, ma ei tea, vähem kui 2000 potentsiaalset plaadiostajat, neil ei ole mitte mingit põhjust panna ennast sinna Spotify'sse ülesse ega põhjendust. On ju, seega me ei saa, nagu kui ma mainisin seda, et meie eesmärk on kuulamisharjumusi muuta, siis ongi nii, et praegu kuulatakse Spotify'st Eesti muusikat, seda, mida seal on. Aga seal on 20% Eesti muusikast, kui sedagi. Ja me räägime praegu tehtavast muusikast. Mida ajas edasi, mida ajas tagasi läheme, seda suuremaks see protsent läheb, mida seal ei ole. Lähme 10 aasta tagusesse, siis seal 95% muusikat ei ole. Ja lähme veel natuke edasi. Põhimõtteliselt see muusika nagu kaob ära. Ja minu arust Martin Adamsoo, kes oli eelmise aasta digikultuuri aasta siis projektijuht ja vedaja, ütles väga õigesti. Kui sind ei ole voogedastusplatvormil või voogedastus nagu siis kuidagi kontekstis olemas, siis sind polegi olemas. Ja kui sa minevikku ei mäleta, siis sa nagu põhimõtteliselt elad nagu tulevikut, et kuidas see saab olla, et me proovime olla kultuuriliselt hästi jätkuvad, aga meil tegelikult võimalus seda muusikat nagu adekvaatselt kuidagi nagu tarbida, süstematiseeritult ja selliselt, et seal on mingisugune rahvuslik ammendavus, on üldse midagi, mis meid huvitab. Et kuidas me saame sellele ehitada oma nagu tulevikku. Et ongi ainult need, kellel panevad mingi räpi biidi käima ja kõmm ja kuulatakse 100 miljonit korda ja väga tore. Et kui, ma toon sellise näite, et kas te tahaksite käia loomajas, kus on karu, rebane ja känguru. Lähed ja siis on karu, rebane ja känguru. Lapsed lähme loomaaeda. Keda tahate vaadata? Karu? Või tahate vaadata rebast või känguru? Valige ära nüüd. Vahtige lolli nägu. Okei. Lähe vaatame siis.
kõigepealt rebane jah, okei, siis känguru jah, ja siis karu, okei, kuulge nähtud, tavai, koju. Et praegu on Spotify iga riigi mõttes täpselt selline. Aga tegelikult loomi me võime ju kokku leppida, on ikkagi maailmas väga palju rohkem, on ju. Ja kui me võtame selle olukorra, mis Eestis on, kõik bändid, kes on olnud, kes on ja kes tulevad ja võtame selle Spotify, siis see vahe on nii meeletu. Ja meie eesmärk on anda põhjus ja põhjendatus muusikutele, panna oma muusika sinna Fairmassi ülesse. Ja siis tekib inimestel see harimus, sest nad saavad aru, et see muusika, mis neid puudutab, on voogedastuskontekstis ligipääsetav ja kui ma sellest natukene maksan, me saame kõik nagu purjetada tegelikult ikkagi päikeseloomingusse teadmisega, et mõlemad pooled on hoitud. Nii et ikkagi praktilistel põhjustel, eetilistel põhjustel väga suuresti te alustate ikkagi Eestiga. Ja kas see ongi nagu tõesti alustate või mind ikka huvitab see tasakaal selle globaalse ja Eesti vahel, sest praegu jutt on konkreetne nagu Eesti kontekstis ja globaalses mõttes ta on, ma saan aru, ta ongi veel. Eestis võitleme eestlaste eest ja Soomes võitleme soomlaste eest, nii kuulajate kui bändide poolt. Ja meie tegelikult plaan hästi lihtne, et ükskõik mis riigis pannakse muusikat üles meie platvormile 500 plaadi jagu, siis selle riigi keelde me tõlgime selle platvormi ja sinna me loome väikse rakukese, mis hakkab siis seda kasvatama seal. Et me tegelikult tahaksime nagu nii kiiresti kui võimalik saavutada globaalse haarde ja tegelikult on see võimalik luua selline justkui nagu selline sõiduvahend, mis suudab igas riigis toimetada. Kui ma nüüd liitun sügisel kuulajana, sa ütlesid 500 plaati mingis keeles, siis trükite või tõlgite selle kogu teemaga sellesse keelde. Iga asi, mis algab, võtab aega, et hoog üles saada. Kui palju mul on praegu artiste, kelle vahel valida? Kas on 500 Eesti plaati juba koos või milline on see kasvuprognoos, artistide liitumise, kiirus, tempo? Et millal ma võin loota seda, et kui ma tõesti hakkan kuulama, panen, ma ei tea, lihtsalt shuffli peale, mis iganes tuleb, kas vaid Eesti muusika, et siis mul ei hakka nagu mingi Star FM playlist iga tunni aja tagant uuesti sama asja mängima. Ja, väga hea küsimus. Meie statistika ütleb, et 95% nendest artistidest, kelle poole me pöördume, on nõus juba praeguses faasis tulema sinna platvormile. Me tegime sellise testküsitluse, et lihtsalt teada saada. Ja me saime teada, et tegelikult see on päris kõrge protsent, isegi kui meil ei olnud veel seda sellist prototüüplahendust olemas. Aga raha teema oli teada neile, et nad iga lugu 5 eurot või plaatini. Ja nad kõik on pannud oma muusika üles, kelle poole me pöördusime, 95%, 5% tõesti ei pannud. 2 ei pannud. Ülejäänud panid ja maksid raha ka. Seega see on testitud ja see on teada, et isegi teadmata millal, sest me ei teadnud, kas me jõuame 1. oktoobriks valmis või ei jõua. Nüüd me teame, et me jõuame. Et siis teadmata millal, see on just kui nagu siis millal see investeering idanema hakkab, siis olid artistid nõus selle raha välja käima ja see annab meile tegelikult sellise ikkagi teatava kindlustunde, et ma arvan, et see on umbes tempos 20–50 plaati kuus alguses. Ja mulle väga meeldis Mihkel Raua selline nagu näide, et tavai, me lihtsalt testisime, et ma olen nõus 10 eurot maksma kuus, kui sinna tuleb vähemalt 2 plaati iga kuu juurde, mida ma tahan kuulda. Et see on meie nagu see nagu eesmärk on ju. Olgu tõde on ilmselt selles, et meil on 3 režiimi, arvates tuleb hinnastuses, et esimene on 2,95, mis on kõikidele ühesugune. Tasuta režiimi ei ole, siis teine on 9,95, millega avanevad mingid väikesed lisad, aga tegelikult kõik põhilise saad see 2,95 kätte ongi kogu moos on ju. Et see on lihtsalt mingid pealisehitised, mis on 9,95, aga stiiliselt saad sõlmida muusikutega lihtlitsents ja saad kasutada nende nagu muusikat niimoodi, et muusika on öelnud, et tavai, et kui on sul teed mingi väikse koduse videoklipi jaoks, millel on vähem kui, ma ei tea,
10 000 unikaalset vaatamist, on ju, siis maksad 15 €, on ju, võid kasutada mu muusikat, ma ei tea, 20 sekundit või 50 sekundit või mida iganes, on ju. Et praegu on nii, et üle 8 sekundi kellegi muusikat kasutades peab sul olema kokkulepe. See on ikka ülikõva asi. Tohutu lihtsustus. Ja saad teha niimoodi, et sa maksad, ma ei tea, 20 €, on ju. Ma saan aru, see on automatiseeritud. Ja see on automatiseeritud. Ja seal on lepinguga on seotud, et noh, et sa ei kasuta seda mingis kontekstis, milles artist ei luba. Et kui see on, no ma ei tea, pornograafilise sisuga või ta õhutab vägivallale või on poliitilise sisuga, on ju. Et siis sa võid seda selles klipis kasutada, aga nüüd sul tekib ülevaade. Praegu on nii, et noh, et kui Martin Eero-Kõrresaare lugu keegi tahab kasutada, siis väga keeruline on sinuga võtta ühendust, leppida tingimused kokku, jõuda nii kaugele, et noh, et keegi praktiliselt ei lähe seda teed, siis võetakse see lugu ja proovitakse teha nii, et sa ei jää vahele, on ju. Aga et tegelikult paljud inimesed tahaksid kasutada muusikat niimoodi, et mõlemad pooled on hoitud, aga et sul ei ole sellega nagu rohkem vaja tegeleda kui 2 minutit, on ju. Et sa klõks, paned sinna, maksad ära, klõks. Martin Eero-Kõrresaar magab, ärkab hommikul üles 20 € ikka vana. Naksti, on ju. Elu parim päev. Elu parim päev. Ja mis on probleem on see, et väga paljud, no mis seal patus alata on suured ettevõtted Eestis, kes on meie poole pöördunud, et looge selline süsteem ja me saame tekitada võimaluse, et meie hakkame oma saadetes kasutama Eesti muusikat ja filmides Eesti muusikat, sest praegu on see lihtsalt nii keeruline, et kogu see ainult nagu puhas bürokraatia juba lämmatab ära ja sul on lihtsam võtta lihtsalt niisugune no-name muusikat panna ja tehtud ja head aega. See on minu arust häbiasi, et Eesti saadetes ei ole Eesti muusikat. See on ka põhjus, miks ma olen enam isegi ei mõtle selle peale, et kust tirida muusikat, olla piraat, pätt, kaabakas, mis iganes. Sellepärast, et tuli Spotify, tegi mulle lihtsaks 8-9, mis iganes eurot mulle võtab kuus ja mul on põhimõtteliselt kõik käes. Kõik, mida sa tead, et sa tahad. Just, seda küll, aga see lihtsus. Täpselt samamoodi, kui see ära kaob jälle või noh, nagu praegu video puhul, noh, üldse saadete sarjade asi puhul läheb, igal kanalil on oma mingisugune platvorm, ma pean hakkama jälle mingi 10-20 asjast maksma, kui ma tahan täis sisu saada, siis inimesed pöörduvad tagasi sinna Pirate Bay'sse ja mujale lõpuks. Aga see lihtsus, et ka nüüd on võimalik 8 sekundi asemel pool minutit kasutada näiteks ja ma teengi 2 klikki ja ongi tehtud. Suurepärane. Siin on üks asi vahele, et noh, et siin on natuke nagu läinud ja mis on ka samamoodi viimase mingi, ütleme, et isegi mingi suht mingi 6 aastaga umbes täielikult devalveerunud on ka tegelikult mingi Pirate Bay'st mussi võtmine. Seepärast, et enamus telefonide ühendamine arvutiga on juba meeletult nagu raske ja tüütuda. Et noh, et see on täpselt samamoodi see sama probleem, et miks kõik need asjad võtavad nii palju aega, eks ju. Sama probleem on ju täpselt samamoodi, kui sa võtad selle mingi faili, mis sa Pirate Bay'st saad, aga no kus sa siis seda kuulad, siis sa oled sunnitud seda kuulama oma mingi Windows Media Playerist või veel vähem, tule taevas appi, tõmbad Winampi uuesti peale. Ja. Ei no tegelikult Spotify nagu põhiline väärtus oligi see kiirus ja nagu põhiline teie eesmärk oli mitte ainult see, et sa ei pea tõmbama faili alla ja siis mängitama seda kuskil, vaid see, et sul on selline tunne, et ta on instantselt sul olemas ja nende eesmärk oli tegelikult saada 200 millisekundit. See kiirus, sa vajutad ja hakkad mängima, seda nad kunagi ei saavutanud. Päris lahe on see, et see just kui see play nupp vahetab pausiks, on ju, et sa paned ta käima, ta just kui hakkab mängima nagu visuaalselt, sa näed, et sa vajutad ja midagi muutus. See toimub 200 millisekundi kiirusel ja siis sul tekib ajus selline illusioon, et nüüd vist hakkas mängima nagu see. Aga tegelikult ei hakanud, sest see ei saa nii kiiresti ennast lihtsalt see füüsiliselt, see ei saa see fail seal sellest serverist nii kiiresti ei jõua. Seal on veel üks trikk, ma kohe räägin, aga et ta justkui hakkab mängima ja su aju mängib sulle väikest vingerpussi ja poole sekundi pärast ta tõesti hakkabki mängima. Aga su aju jõuab protsessi ja juba mängib ja kõik on väga hästi. Et see on siuke huvitav trikk, aga tõesti nad suudavad väga hästi nagu mustkunstnikud, nad suudavad tekitada illusiooni, et sul on kõik see justkui kõva ketta peal, on ju. Aga et teine trikk on, mida nad kasutavad, mis on tegelikult päris nutikas, on see, et kui sa vaatad seal, scrollid, siis igast loost, mida sa näed, juba tõmbab sulle korraks telefoni. Ta proovib ennetada, et mida sa nüüd võid hakata kuulama. Tõmbab väiksed tükid ära ja siis, kui sa vajutad, siis tegelikult osa tükke sellest loost, väikesed bitid on juba sul telefonis ja juba vajutad, kogu aeg tõmbas praegu ennem seda ja vajutad ja hakkab mängima. Et sedasi nad möllavad päris nupukalt. Kui sa paned selle kinni, siis need jupid, mis see tähetolm, mis nad on sinna tõmmad,
seal kaob ära ja järgmine kord teed jälle äpi lahti ja jälle hakkab vaikselt ennetama sind. Et see on kangesti kaval ja see kiirus ja kõik see, kogu see džungel, kuhu sa saad sattuda seal, see kindlasti jääb alles ja see on taevalik ja see on kõik väga tore. Aga ma lihtsalt räägin ainult ühes kontekstis. See on see muusika looja ja kui sa oled veel indie, on ju, ehk et sul ei ole mingit suurt plaadifirmat, siis et kuidas tekitada nagu taas elustada põhjendus üldse muusikat salvestada. See on see, millega me tegeleme. Ja ma usun, et kõik, kes ütlevad, et kasutaja jaoks ei ole praegu probleemi, et ei lahenda tegelikult mingit nagu tõelist probleemi, mis maailmas on olemas, siis ma tegelikult ikkagi arvan, et kui Paul McCartney ja veel 100 teised näevad põhjust kirjutada ikkagi Ühendkuningriigi valitsusele ja peaministrile, et kuulge, et see kõik on tegelikult väga halb, siis ma arvan, et me lahendame mingit päris probleemi. Ja see on seda higi ja vaeva väärt. Ja küsimusele, et kas oled mõelnud, kas on tekkinud kiusatus anda järele, siis mitte mingil juhul. Ennem kui muld on suus, ei anna järgi. Ja keegi peab seda tegema ja ei ole mitte mingit takistust sellele, et miks seda nagu globaalset revolutsiooni ei saaks teha. Sa ei saa alati lahendada mingit probleemi, sa saad pakkuda mingisugust teenust või asja, mille osas inimesed ei tea tingimata, et nad seda soovivad või vajavad. Ja isegi nad ei pruugi vajada, see on lihtsalt nice to have asi. Ja mulle tundub, et jah, võib öelda, et see on lahendame seda probleemi, et eestlased tahavad jälle salvestada muusikat või et mina leian, mis äge artist, see on muidugi äge, aga lihtsalt see võimalus, et mul ei ole mingit väikest hulka Spotify's, vaid meil on palju rohkem reaalne probleem. Käisin eelmisel reedel Setomaal Vaikoeplikut kuulamas, sõitsin tagasi, tahtsin kuulata vanemaid lugusid, mängisid seal 80's Coming Backi ja Veenust ja kõike muud. Ja ei ole, alates Eliidi esimesest plaadist on ta pannud kõik Spotify'sse, Rufus, Claire's Birthday, kõik asjad, ei, mitte midagi. Ehk et ta justkui on olemas, aga teda ei ole selle palju. Taage pani üksikud plaadid üles nüüd lõpuks, aga ainult mõned. Ja kahju, et nad libastusid, ma lootsin, et nad ei pane. Ja jällegi ainult mõned ja mitte kõike. Ja see on see, mida ma tegelikult soovitan kõikidele maailma artistidele. Olge Spotify's olemas. Olge oma 2, 3, 5 singliga. Kõige kuulsama looga. Olge seal olemas. Aga ärge andke kogu oma plaati ära tasuta. Et mida ma olen praegu unustanud siin mainida, on see, et meie eesmärk on hakata muusikat nagu siis rahasse arvestama või nagu seda kuulamise väärtust arvestama alates esimesest sekundist, mitte alates 31. Aga kui ma kuulan 1 sekundi või ma kuulan 3 minutit, 30 sekundit, raha, mis inimene saab, mis artist või see fonogrammi õiguse omanik. Just, ei, see raha arvutatakse sekundiks, see on tõesti üks väga keeruline algoritm. Mis arvestab, kui ma kuulan 2 sekundit ühte, 5 sekundit teist, siis kõik arvutatakse välja. Rohkem. Jah. Okei, ikka proportsionaalselt. Ehk et pikemad lood on paremad kui Orelipoiss. Ülikõva. Kõikidele lugudele passi intro teha, siis kuulatakse algus ja vaadatakse, ei pass mängib edasi, aga iga kord saab raha. Kas mulle midagi vahel ütles, et 3 seda hinnastamise taset on, aga jäid teise juures pooleli. Ja, 3 on ettevõtetele. Ehk et me tegelikult tahaksime tekitada olukorra, kus tekib selline nagu avaliku mängimise luba ja automaatne EAÜ siis raport ettevõtetele ja nad saavad seda avalikult mängitada, selle hind on 19.95. Ehk et siis tekib olukord, kus Niitvälja golfikeskuses näiteks ei mängita suvalist smooth jazzi, mis ei toeta Eesti muusikat mitte ühegi sekundiga, on ju, kuus, vaid Eesti golfiklubis võib vabalt mängida Eesti muusikat. Väike algus, aga ikkagi algus. Nii et 1. oktoobril me tuleme sellega välja ja me väga loodame, et me tõesti muudame maailma. Et selleks, et teha suuri asju, peab olema suur ambitsioon ja meil on tõesti selline ambitsioon, et me väikseid sootsiume aitame jõuda sinna nii, et nad oma enda muusikuid suudavad
vääriliselt kohelda, ausalt, õiglaselt ja väikestest sootsiumitest tegelikult moodustab terve inimkond ja nagu see globaalne ühiskond. Nii et meie eesmärk on 8 miljardit klienti. Muusikapäev tuleb sel aastal tõesti teistmoodi. Suur aitäh Reigo Ahvenale Senati Buffetisse tulemast ja nii põhjalikult selgitamast, kuidas siis hullud suure südamega Eesti inimesed muusikatööstuse moraalset taassündi käima lükkavad. Heade kuulajatega kohtume juba 1. oktoobril, kui Fairmas jääb meil kõigil taskus, aga siis räägime hoopis teisel teemal siin Buffetis. Me lõpetame Senati uue singliga Mingu sul hästi. Aitäh, senaatorid Eero ja Laurits. Minu nimi on Matis. Aitäh, Reigo. Mingu teil hästi. Senatil on ikka Eesti muusikas üks tõsine asi ajada, ma saan aru, et te tahate ikkagi Senati tehtud muusikaga ikka maailma parandada. Probleemid, millest me räägime, on ikka päris globaalsed. Tundub, et me oma püüdlustega jookseme ummikusse. Las tundub, nipp on selles, et ei tohi järgi võtta. Et ei tohi järgi võtta. Nipp on selles, et ei tohi järgi võtta. Seotud sellega, et teistele me küll sageli soovime head, et mingu sul hästi ja küll on kahju ja ma tahaksin kuidagi aidata ja helista, kui midagi on. Aga kui on vaja teha konkreetseid tegusid, siis neid me teeme ikkagi enamasti enda heaolu huvides. Et kõik muu on olulisem kui see, et olla hea inimene. Et oluline on teha karjääri ja oluline on vastata teatud standarditele, ja oluline on oma elus teha neid ja neid asju. On olemas mingisugused tegevused, öeldakse, et mida peab tegema või mis iganes, aga see on ju täielik jama, et seda ei ole mitte millegi jaoks vaja. Oluline on olla hea inimene. Püüda teha teistele rohkem head kui endale.